Aga selle nii-öelda selle Eesti registreerimine äriühinguks käis 1922. aastal, mille kohta iga inimene saab ise kontrollida. Tere! Fonte News on sõltumatu uudistekanal, mis edastab uudiseid nii Eestis kui välismaalt, nii nagu need on ja ilma moonutamata. Me iga kuu korraldame ühe vestlussaate huvitavate inimestega nii Eestis kui mujalt maailmast. Ja täna on minu vestluskaaslaseks Argo ja Evelin. Tere, Argo ja Evelin! Tere! Kuidas teil läheb? Ikka hästi. Kuidas see koroonaviirus on teid mõjutanud? Mitte kuidagi. Ta ei ole meie elu mitte kuidagi mõjutanud. Meie elu on täpselt samasugune. Suurepärane. Täna on tegelikult Tartu rahu aastapäev ja 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahu. Ja nüüd mul on Argo ja Evelinile esimene küsimus. Mis siis tegelikult selle lepinguga sõlmiti, et kas oli mingi äritehing? Kui sa nii küsid, siis tuleb ka ilmselt nii vastata, et eks tegelikult ju kõik äri peal põhinebki. Kas ta nüüd otseselt just äritehing oli, sest me oleme aastaid rääkinud seda, kuidas, et riikidel oleks ühesed reeglid kõigil, et siis nad tuleb registreerida äriühinguteks. Aga selle nii-öelda selle Eesti registreerimine äriühinguks käis 1922. aastal, mille kohta iga inimene saab ise kontrollida, minnes näiteks Ameerika Ühendriikide kodulehele, mis siin Eestis on, saatkonna kodulehele. Ja seal on, saatkonnas on kõik kirjas, et 1922. aastast tunnustati Eestit kui, ta ei ütle päris sõbralikku, aga ühesõnaga see on aru saada, et alles sellest ajast hakati tunnustama ja ka siis tuli siis saadik alles siia. Sest äriühingutel peab olema ka saadik koha peal, kes siis tegeleb nende kaubandusprobleemidega. Aga enne seda 18. aastal kuulutati välja igal rahvusgrupil on õigus kuulutada välja iseseisvat riiki, kui see huvi peaks olema. Veidi nagu uurimist ja veidi teadmist ja see ei ole väga keeruline. Ja et meil iga linnaosa ei ole eraldi riik, see on puhtalt inimeste laiskusest. Et omal 70-ndatel vist oli näiteks Jaapanis oli väga palju neid iseseisvaid riike keset Jaapanit. Aga neid survestati rahaga. Et kogukonnad väiksed, neid ei saanud siis enam nii-öelda keskvalitsuselt toetusi. Ja siis loomulikult eks siis sellega, kui ikkagi see karvane loom, kes põllu peal või seal rohtu näksib, kui ta enam rohtu ei saa, eks ta siis ikka läheb ilusasti sinna aedikusse, kuhu öeldakse, et tuleb minna. Nii et see ei ole midagi ebatavalist. Aga kui see nimetatud äritehing tehti, siis tegelikult rahva arvamus ju absoluutselt midagi lugenud ju. Siis olidki mingid tegelased valiti Venemaa poolt ja siis Eesti poolt valiti välja, kes kirjutavad kusagil alla ja tehtigi mingi kokkuleppe, millest rahval tegelikult polnud õrna aimagi ju. No see on ikkagi niisugune asi, mida tuleks vist inimestele avalikult teada ja ma arvan, et nad on paljud sellele ise ka jõudnud. Et kui bolševikud võimule tulid, eks ole, Venemaal, siis oli vaja ju tegelikult tsaari varandus välja saada sealt. Ja kui sa nüüd kõrval asuvale ühele väikesele kubermangule annad iseseisva riigi staatuse, ehk see teine jurisdiktsioon, teine õigusala on ju, siis sa saad kasutada seda teist kohta nende samade varade väljaviimiseks. See on nüüd üldtuutud fakt, et vara läksid välja, tsaaririigi vara läks välja on ju. Ja kui me nüüd ikka otsi kokku viime, siis 24. ju kuhu nad läksid. Päts, Vilms ja Konrad Rothschild võtsid ju üle selle Eesti Panga hoone on ju, ja seal ongi see päästekomitee kontor oli siis ikka panga hoones on ju. Ja kui nüüd ma rõhutaks nagu seda viimast nime veel kord, et Rothschild on ju, et siis on nagu vist aru saada, mis seosed olid on ju. Et olgem ausad, Eesti Vabariik omal ajal ikkagi kuulutati välja kuriteo toimepanemiseks on ju. Ja kurb on seda näha, et nagu need kuriteod jätkuvad. Et selle sama nii nimetatud riigi nimel. No. Et kui 1918. aastal Päts luges Endla teatri siis terrassil ette Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seal on üks huvitav lause, et Eesti rahvas on kõrgema võimu kandja, aga ta ei ole nagu kõrgema otsustusõigusega. Et kas oli siis sihilikult tehtud siis niimoodi või miks ta just nii oli? Ma täpsustan, Päts ei lugenud ette. 23. luges ette õhtul üks advokaat. See ei olnud Päts üldse. See oli, kes see oli? Kuusmann. Kuidas? Jah, me kahjuks ei suuda praegu hetkel seda nime öelda. Aga ta ei olnud Päts.
Nad ei pääsenud üldse liikuma, nad otsisid mitut kohta, kus seda teha. Tartut plaaniti ja mitmes kohas ja Haapsalut plaaniti, kus on ju. Ja siis üritati seda teha ju, selline vahva fakt on ju välja tulnud, et üritati teha seda etenduse ajal Estonia teatris, kus siis Paul Pinna oleks Napoleoni roolis, tuldi järsku lava peale, lugenud selle manifesti ette ja rahvas poleks midagi arugi saanud, aga sa pead selle avalikult ette kandma, eks ole, sa pead avalikult seda teada andma. Et sellist trikki taheti ka proovida, aga no ei läinud läbi, sest teatrid vist olid suletud selle hetkel. Nii on, kui keegi arvab, et tehakse tsirkust on ju, siin keegi teeb, siis see omal ajal oli see tsirkus palju suurem, eks ole. Nii et ette luges üks teine inimene, nemad olid Tallinnas järgmisel päeval ja järgmine see 24. ongi vist sellepärast, et siis saadi need asjad trükki anda ja kõige tähtsam oli ikkagi see, et Konrad Rothschild siis sai selle panga hoonesse nagu oma päästekomitee luua. Ma olen kusagilt lugenud, et Rothschildi käsi oli ka tegelikult selle põhiseaduse koostamisel mängus, et kas see vastab tõele või on sellel asjal nagu tõepinda all, et ma just tulen selle lause juurde tagasi, et rahvale ei antud seda kõrgemat otsustusõigust, et on see nagu võimukandja, et ta kannab seda võimu, et ei saagi, valitsus võib teha, mis tahab ja siis tegelikult rahvas niisama siin kaebleb. Eks see on ikkagi põhineb ju kõik rahal, ikkagi kust tulevad käsud see, kes on rahaomanik. See, kes ütleb, et nüüd me anname teile nii nimetatud iseseisvu või me ei anna teile seda iseseisvust, eks ole. Nii et see korraldus tuleb ikkagi sealt, on ju. Ja kui sa räägid rahvast, sellist asja loomulikult ei ole, ta kannabki seda võimu ja nii nimetatud valitsus, ega see valitsus kuulab ka ilusasti sõna korraldused, kus tuleb ikkagi nagu omanikult, kes on omanikud. Siin võime ju ajalukku jälle tagasi minna ja mõni ütleb, et see on vandenõu teooria, eks ole, ongi, teooria tähendabki mingi protsessi selgitamist, on ju. Et kui on vandenõu teooria, siis selgitatakse vandenõud, et ehk siis kuidas siis see tegu tehtud on. Ja kuidagi ju inimene siia on loodud, eks ole. Me seda juttu hästi, et ahvist on arenenud, seda me hästi ei taha uskuda. Mõned isendid kindlasti on, selles me ei kahtlegi, on ju. Aga valdav enamus on ikkagi ilmselt loodud, et sellist evolutsiooniprotsessi, et see võtab ikka liiga palju aega, et vaevalt. Te väga valdate seda teemat, kuidas maailm eksisteerib. Ja minul on arusaam niimoodi, et te täpsustate, et kas Rothschild ja Rockefeller on siis ühes paadis või nad on rivaalid, et kuidas see maailm tegelikult üles ehitatud täna on, et võib-olla te räägiksite, et mismoodi ta toimib täna? Kes on kes siin mängus ja kes see eliit on? Eks see, keda sina praegu eliidiks nimetad, eks nad ikkagi on ühes paadis kõik, on ju. Kõik käib ühe eesmärgi nimelega. Kus nemad oma nagu õigused on saanud, seda me võime ainult arvata, on ju. Ega see nimetus, Rothschild on ju, Rothschild on ju, punane kilp on ju, see on arvatavalt ikkagi seotud Marsiga, on ju. Ja ühe teooria järgi, eks ole, see inimene loodi küll, on ju, aga ta loodi esmalt Marsile, sest on teada, et Marsil on ehitised, mis on väga-väga vanad, on ju. Et nad on ikka väga vanad, eks ole. Ja ilmselt Marsil juhtus midagi ja siis toodi siia, sest seda kogu aeg on räägitud, et see ei ole teie planeet, eks ole. Et ikkagi enamus need kahejalgsed, kes siin tagajalgade peal kõnnivad, need on ju külalised siin, eks ole. Nad lihtsalt siin on külalised, kes on hirmus hoogsalt palju näinud. Nii et ma arvan, et nad on ikkagi rohkem nagu ühes paadis, et selline rivaalitsemine, see, selles suures mastaabis seda ei ole. Et väga palju on räägitud sellest Hiina ülemvõimust ja Hiina suurtest plaanidest võtta see maailm oma kontrolli alla ja Hiina on väga agaralt andnud siin riikidele laenu, üritab ärisid siin üles ehitada, et oma rahaga, et kas siis see Rothschild või Rockefeller ongi siis, nad mängivad ka Hiinaga kokku, et kas ongi niimoodi, et tegelikult me näeme ühte sükest ägedat näitemängu sees? Suund on õige, jah, nii see on, jah. Aga mis puutub nüüd nendesse Rothschildisse ja Rockefellerisse, seal vaata paljud inimesed räägivad, et see nagu juutide käes on see rahandussüsteem ja kõik. Lihtsalt juudid on targemad, on ju, need lihtsalt on, midagi ei ole teha, on ju. Ja see rahandussüsteem kui selline, see on nagu hiinlastelt antud juutidele opereerimiseks. Et need on lihtsalt nagu teenindav personal, ütleme siis ikkagi niimoodi, on ju. Ja need samad Rockefellerid ja Rothschildid, need on ka ikkagi nagu aasialaste teenindajad. Aha, et me jõuamegi selle väga põneva teema juurde, selle raha juurde, et ma olen kuulnud, et inimestel on kusagil pangas on mingi konto, kus nad siis tegelikult saavad piiramatult seda raha võtta ja siis pangad teevad mingid imelikke liigutusi, et võtavad su käest allkirja ja siis sina tegelikult lood sellest allkirjast raha. Et kuidas see täpselt täna see raha tegelikult luuakse ja mismoodi see toimib?
No eks me sellest oleme palju rääkinud, aga ma kohe alguses ütlen, et see tegelikult on ju väga hea süsteem, eks ole. Siin osad inimesed ju lähevad täitsa pöördesse, on ju, kui nad selle teada said, eks ole, et kuidas see Föderaalreserv, et nad on erafirma, on ju, no kõik on erafirmad, eks ole. Tänapäeval ju riike kui selliseid ei ole, sa pead oma riigi, kui sa tahad selles ärimängus osaleda, sa pead registreerima ta firmana, et alluks ühtedele reeglitele, eks ole. Ja nüüd see süsteem, mis oma ajal või nüüd loodi 1913. aasta Föderaalreservi süsteem, eks ole, ja seal olid omad käigud, on ju, kuidas see 1929 see pankrotti juhtus seal, see on Ameerika Ühendriigid, eks ole, läksid jälle pankrotti, aga nad olid enne seda juba kordavalt pankrotis olnud, on ju. Ja rahvusvaheline pankrot, see kehtib 70 aastat, sinna me jõudsime, on ju, kui sa nüüd vaatad, millal järgmine show lõppes, siis oli ju 1999, eks ole, vahetus järgmine pankroti haldur Venemaalt, Boris Jeltsin, 70 aastat oli möödas. Aga see selleks on ju. Et süsteem on ju nagu iseenesest hea, on ju, et kõigile on loodud, kui sul on sünnitunnistus, või nii öelda siis sünni, kuidas nad tänapäeval kutsuvad teda, siis selle alusel luuakse see teatav konto. Sest inimene oma energiaga annabki väärtust millegile, mitte miski muu ei saa anda väärtust, eks ole. See kulla jutt, see on ainult selleks, et jah, tõepoolest väidetavalt on nagu ülimräsk, on ju, mida kutsutakse, ma ei tea, anunnakideks, on ju, et kellel siis seda kulda vaja on, et inimene loodigi selle kulla kaevandamiseks, see on üks nagu teooriatest, eks ole. Neid teooriaid on nagu väga raske ümber lükata, neid on ka väga tõeseks, pigem on need ikkagi siiski lihtsam on lugeda tõeseks, kui need ümber lükata. Ja nüüd ongi niimoodi, et see uus süsteem, mis on, see on väga hea süsteem, sellepärast, et raha taha ju inimkonna areng pole enam seisma jäänud. Kui on raha vaja mingiks projektiks, siis see raha leiutatakse, eks ole. Neero avastas kõige rohkem selle, et kuidas hõbemünte juurde saada, et siis ta sulatas neid ümber, on ju, asendas metalliga, mis on samas kaalus, on ju, lahjendas seda hõbedat seal sees. Kulda ju teatavasti praegu lahjendatakse, mitte kulda, aga kullakange, need kõige lähem metall on vist tungsten on, ta on samas erikaalus on ju nagu kuld ja ta pannakse sisse, kuld pannakse peale ja ongi sul nagu, et niisugust pettust tehakse ka on ju, nii et ei ole see kuld kõige kindlam midagi. Aga see, et igaüks on väärtusallikas, see on väga hea süsteem ja tõepoolest nüüd, kui sul on see sünnitunnistus, siis kontrollitakse, et selline inimene on olemas ja tema allkirjast või autogrammist, õige sõna on autogramm, AU, kuld, eks ole, authority on ju. Et sellest siis kontrollitakse, sellest luuakse siis nii palju, kui vaja on, eks ole, või selle palju seal, selle oma allkirjaga palju sa lõid, on ju. Ja tõsi, trikk on muidugi selles, et inimestel lastakse uskuda, et nüüd nad peavad ka seda tagasi maksma. Aga on konkreetne, Föderaalreservis on artikkel 4, on ju, see on tegelikult UCC on ju, ja artikkel 4 näitab, et Föderaalreservile tagasi maksta ei ole midagi võimalik. Sa ei saa minna sinna, ükski kommertspank ei saa sinna tagasi maksta, sest maksta seda tagasi ainult omanikule, kes selle raha lõi. See Föderaalreservi süsteem, ta on lihtsalt nagu teenindajad, nad teavad, kuidas sa teed, kuidas seda lihtsalt seletada on, kuidas see inimestel kerge mõista on, aga sa saad omanikule tagasi maksta. Ja oletame, nüüd kellegil meist oleks nagu selline kommertspank, meil tekib mingisugune ülejääk, me mõtleme, et me nüüd maksame midagi tagasi Föderaalreservile, siis kommertspanga direktor saab trahvi selle eest. Ta ei saa sinna mitte midagi tagasi. Ja siis see näiline, nii öelda see riikide võlg, see nagu kogu aeg kasvab, sest tagasi maksta ei ole midagi võimalik. Tagasi saab maksta ainult omanikule, ehk siis konkreetselt selle inimesele, kes autogrammi alla pani. See käib niimoodi. Nii et süsteem iseenesest on nagu väga hea ja ma ei saa nüüd aru, miks inimesed tahavad hirmsasti seda lõpetada. Kõik räägivad sellest Föderaalreservi lõpetamisest ja mingid... Siis ma saangi aru, et tegelikult kui inimene läheb panka laenu võtma, siis pank tegelikult laenab selle inimese enda raha sellele inimesele. Ja nüüd pank nõuab seda raha tagasi, kuna väidab inimesed, see on tema raha. Ei, ta ei väida midagi, ta ütleb, et te peate lihtsalt tagasi maksma, on ju, aga ta jätab selle ütlemata, et ta tegelikult maksate tagasi enda selle salajasele vahele kontole, mitte nüüd sellele, mis Föderaalreservis on. Aga neid kontosid saab mitmeid luua, eks ole. Aga ta loobub ainult pette kujutelma, et ta teile andis välja olemasolevat raha. Põhimõtteliselt niimoodi, kui inimesed on teadlikud sellest, kuidas see kõik see toimib, siis põhimõtteliselt ta läheb panka, ütleb, et ma tahan oma raha saada. Ja pank peaks tegelikult andma siis sellest kontolt selle raha või ta ütleb, et võtan laenu, aga teate pank, et see on tegelikult minu raha, ma ei maksa teile tagasi. Mujal maailmas see kõik toimibki nii. Nii kui sa esitad need küsimused, seda me oleme mitmes kohas jälle rääkinud, on ju. Aga et kui sa esitad küsimused, kust te selle raha saite, on ju, ja näidake 3 põlvkonda tagasi, siis nad peavad näitama. Mujal maailmas kohtunikud ei mängi pangatöötajatega kokku. Ja kui selline asi kohtusse läheb, siis sa pead välja näitama, ta ei saa välja näidata.
eks ole. Ja nüüd ongi, kui selgub, et see on sinu enda raha, siis sellise asja eest on ette nähtud muidugi väga karmid karistused, mujal maailmas need asjad ikka toimivad, eks ole. Ja nüüd mõni ütleb, et me siin viitame mingitele Ameerika seadustele. Eesti on registreeritud ettevõte, mis on Ameerikas, kõikidel neil pankadel on nad Ameerikasse registreeritud. Need on kõik läbi aastate juba avalikult näidatud ja nad alluvad nendele reeglitele. Kaubandusreeglid on kõik ühed. Et kui siin paar nädalat tagasi tuli uudis BIS panga poolt, et BIS pank väidetavalt on üks põhitegijaid siin pangandussüsteemis, et kas BIS pank kuulub hiinlastele ja siis põhimõtteliselt läbi selle panga nad seda pangandust tegelikult kogu maailmas kontrollivadki? Kaudselt küll, jah. Ja. BIS panga omanike ringis, eks ole, nad valitsevad neid Föderaalreservi pankasid. On ju. BIS on hoopis Šveitsis, on ju Baselis ja ta on loomulikult iseseisev riik keset seda Baseli linna. Arusaadavatel põhjustel. Et tegelikult, kui tavainimene teab, et on olemas Föderaalreserv, see kuulub kellelegi, see on tegelikult ju eraettevõte, nagu ma aru saan. Jah, kujutate ette nüüd eraettevõte, siis juhib maailmas suuremat valuutat, korraldab siin äritegevust ja finantsmaailma. Aga nüüd on niimoodi, et hiinlased tegelikult on siis ju piltlikult dollari omanikud või? Jah. Jah, aga jälle me peame nagu täpsustama, et dollari omanikud see on jälle keeruline mõista, kui esmakuuldal on ju, et tegelikult ega me ju ei arvelda rahaga, see on niisugune tinglik nimetus, eks ole. Raha on siiski midagi muud läbi ajaloo olnud, on ju. Et see Föderaalreservi süsteemis pankrotis olev ettevõte ei tohigi arveldada, on ju. Ta võib anna ainult lubadusi maksta. Inimestel laenuleping on lubadus maksta. Aga mida? Lubadust maksta. Siis need samad, millega me poes või kuskil arveldame, need paberid, need on lubadused maksta, see on promissory note. Nii et me vahetame tegelikult lubadusi maksta, mingit maksmist ei toimu. No, et selle BIS pangaga on selline lugu, et paar nädalat tagasi BIS pank teavitas, et nad lähevad üle siis nimetatud digimaksesüsteemidele, krüptovaluutadele, et nad muutusid närviliseks peale seda, kui Trump käis 2017. aastal Vatikanis, väidetavalt siis paavst, kes jäi vahele seal teatud mingite e-mailidega, kus siis oli mingi kirjavahetus, mingi teema, kus siis see võib-olla see info ei vasta tõele, aga väidetavalt andis paavst kogu selle raha ja selle Föderaalreservi ja kõik muud seoses dollariga Trumpile isiklikult üle. Kas see jutt vastab tõele või see on mingi väljamõeldud lugu? Me kahtleme selles, et see niimoodi käib. Me väga sügavalt kahtleme, et eks inimesed on ju soov, unelmaid ja kõike on ju. Paljud inimesed jäävadki infantiilseteks, ehk siis lihtsas keeles öeldes lapsemeelseteks on ju. Et nad jäävad jõuluvana ootama ja neid lapsest põlvest nagu, et ongi muinasjutud, eks ole. Ja sellepärast muinasjutud ongi, et nad oleksid hästi sõnakuulelikud, on ju. Ja nüüd nad kujutavadki ette, et üks Trump on ju, kes tegelikult on ühe äriühingu tegevjuht, on ju, et tema nüüd saab otsustada, tema saab teha, tema saab toimetada, on ju. Me kahtleme väga sügavalt selles asjas, et need reeglid on nagu paigas olnud väga ammu. Võib-olla peaks vahepala ikkagi ütlema, et millel see kõik põhineb. See äri tegemine põhineb ju ikkagi teatavatel reeglitel, eks ole. Et on olemas selline sinu lepinguseadus, on ju. Ja millel see omakorda põhineb, et kuidas tehingud sõlmuvad, on ju. Ja kuhu me nüüd jõuame ikkagi sinna aega tagasi, kus inimkonnale anti kirjutamisoskus, kirjutamise lugemisoskus, ehk me jõuame sumerite savitahvliteni, on ju. Ja savitahvlitel on kõik kirjas, see ongi nagu nende lepingute aluseks, on ju. See, et siin aktsiaselts Eesti Vabariigis öeldakse, et meil on siin mingid omad reeglid, no teil võib olla omad, nad ütlevadki, et meil on oma reeglid, see ongi nende reeglid, et edu teile teie reeglitega on ju, aga ärge tulge meile oma reeglid rääkima, on ju. Ja meie lähtume ikkagi sellest, mis savitahtlite peal kirjas on ja sellest edasi minevad reeglid, on ju. Ja nüüd paljud vaatajad saavad naerda, on ju, sellepärast, et seda mis savitahtlitel, seda kutsutakse urnämmu seaduseks. Sest see põhineb ikkagi nendel samadel anunakkidel, eks ole, vaata, no kõik ju Eesti nimed, eks ole, Enki ja L ja N ja kes seal veel on, eks ole, Anu ja noh, Marduk ja siis see Iskur, Nakur, Nanuur on ju, need on ju kõik anunakid, eks ole, ja need on reaalselt ikkagi, noh, see ei ole õhust võetud, on ju. Ja ma siis selle urnämmu seaduse, nagu selle põhiseaduse või kõige alumise seaduse, ma selle sulle praegu ulatan, kingin sulle, on ju. Et no meie oleme näiteks selle alusel palju asju teinud, on ju, eriti punkt number 2, on ju, et kes otsib, see leiab. Et ma kingin selle sulle, et siis hea vaadata urnämmu, on ju. Et see vahvalt kõlab urnämmu. Väga hea.
aga me jõuamegi sellise küsimuse juurde, et ma olen kuulnud, on olemas mingi kas mere- või admirateeri seadus, mille järgi tegelikult kogu see ühiskond täna tegelikult üles ehitatud on, aga mulle tundub, et seal on hoopis teistmoodi see elu nagu need nimetatud reeglid või seadus pandud ja need, kes täna siis nimetatud eliit on, siis nad nagu kujundavad need seadused ja reeglid ümber ja mängivad oma mängu, et mis siis õige on, kumma järgi, millise mere või seaduse järgi tegelikult see peaks inimkond käituma? Inimkord peaks käituma südametunnistuse järgi, kui selline asi on, eks ole. See on ju hästi lihtne, et kui sa teistele kurja ei tee, siis sa ei ole midagi rikkunud, on ju, ongi kogu lugu, on ju. Ja ülejäänud reeglid on ikkagi kõik, nii kui see maksevahend on mängus, tinglikult lepime kokku, et nimetame teda rahaks, on ju, muidu ta läheb keeruliseks, on ju. Et kui see on mängus, siis on tegemist ikka äriseadusega, on ju. Äriseadus põhinebki selle samal urnämmul ja see sama mereseadus põhineb ka selle urnämmul, sest tegemist on kaubandusreeglite, et kuidas toimub kaubandus, on ju. Lihtsalt küsimus on selles, et see mereseadus on toodud maa peale, on ju. Maa peal peaks olema nagu kuivamaa seadused, on ju. Ja nüüd paljud inimesed ongi hästi leiliseks, ole, et räägivad siin sellest tavaõigusest ja on viinud oma majasid ja varasid sinna tavaõiguse alla, on ju. Aga nad ei ole ju väga uurinud jälle, millel see põhineb, on ju. See tavaõigus peaks põhinema ikkagi sellisel paberil nagu Magna Cartal, eks ole. Ja mis on tegelikult alles 1215 vist nagu paberile pandud, on ju. 1215 või siis Anunnakide seadus mitu tuhat aastat enne meie ajaarvumist, on ju. Me ei saa nagu võrrelda, on ju. Ja kusjuures see Magna Carta ehk siis see tavaõigus, millel põhineb, ta on ju ikkagi kuningas ja tema siis nende otseste vasallide nagu vaheline regulatsioon on. Seal vist oli üks kuningas nagu ei tahtnud eriti alluda ja siis need tema, kuidas nad kutsuvad paruneteks, eks ole, need siis olid häiritud sellest ja see on ikkagi nende, et nii, et see lihtinimestel, olgem ausad, et ega neil paljud õigusi ei ole. Võib-olla see läheb jälle keeruliseks, aga õigused on elavatel ja kui sa ei ole elav, on ju, või selles juriidilises mõistes elav, on ju, siis sul ei ole ka õigusi, on ju. Et see jutt, et senikaua on süütu, kuni süüd ei ole tõendatud, see ei ole nii. Kogu aeg on süüdi. Kuidas selle Magna Cartaga on, et kuidas see juhtimisstruktuur seal siis on, et kas ongi üks püramiidi tipp või ikkagi on juhtimine väljaspoolt sissepoole või seespoolt väljapoole, et kuidas seal need reeglid on, oskad natukene kirjeldada? Sa räägid nüüd konkreetselt, tuled siia selle tavaõiguse peale või selle maaga seaduste peale, on ju. Et juhtimine, nagu keeruline sulle öelda, tegelikult ikkagi see on nagu selline, need seadused nagu väga ei kehti, on ju, või selline reeglistik ei kehti ja tavaliselt ei ole sellest seadusest ka mingit rõõmu. See on ülikute omavahelised reeglid, on ju, kuidas nad seda teevad. Aga me räägime ikkagi kaubandusest ja kaubandus toimub, see on kõik lepingu põhjal. Kas on meie vahel leping sõlmunud või ei ole lepingut sõlmunud. See käib ikka selle peal, kas nõustumine saadakse või ei saada. See täpselt tema kohtusüsteem teeb täpselt samamoodi, ta peab saama ikkagi sinu nõustumise, et sinu üle otsustada, on ju. Siin, ma ütlen, meil siin käivad need asjad nagu nad käivad, on ju, aga kui nõustumine saadakse mitut moodi, on ju. Et võib-olla see... Ma puudutan tegelikult veidikene seda teemat veel, et nagu ma aru saan, ma olen ise ettevõtja, et kõik need riigid, sa ütlesid, et on kaubandus, kõik riikide vahel on business, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt nii, et kui elanikud valivad kellegi nüüd siis nimetatud aktsiaseltsi Eesti Vabariigi juhiks, siis tegelikult nende töö on tehtud, nüüd on nimetatud aktsiaseltsil oma juhatuse nõukogu paigas ja nüüd nad teevad täpselt nii, nagu nad tahavad, enam nagu rahva otsus tegelikult ei huvita. Et ma saan niimoodi aru, et üks puha, kes siis tegelikult võimul on, rahvas peale seda, kui võimul on saadud, on kõrvale lükatud ja käib nimetatud teisel tasemel käib nagu äritegevus ja inimesed põhimõtteliselt võivad nii palju lärmata või kaevata, tegelikult sellest ei ole mingit kasu. Ei olegi, sest äriühingutel on tagatise varaks ongi ainult inimesed, on ju, olgem ausad, et ega siin Eestis ka nagu palju ei ole tagatist vara anda midagi muud, on ju. Need inimesed on tagatise vara, on ju, ja me oleme jälle sellest rääkinud, mida on inimestel jälle raske uskuda, et kui inimesed käivad seal nii-öelda valimas, on ju, siis nad ju ei vali ju selle järgi, kes on kõige tublim või kes on kõige toredam või kelle rohkem nägu meeldib, vaid mis on ette visatud neile. On ju, need reeglid on tehtud, need valimisseadused on niimoodi tehtud, on ju, isegi parteid sa ei saa ju luua, kui alla 500 inimese kokku ei saa, eks ole. Katsu tänapäeval saada need 500 inimest kokku. Ja tegelikult nad ei otsusta mitte midagi. Nemad omakorda seal, kes on valitud siis tinglikult, on ju. Nemad ikkagi alluvad sellele, kuidas väljaspoolt ette öeldakse, on ju, kust raha annab käsu, sealt tulevad ka
käsulauad, eks ole, sealt suunised tulevad sealt. Ehk siis tegelikult on nii, et mida väiksem riik, seda vähem on sul üldse selles maailmakaardil on sõnaõigust, et kuidapidi need otsused tegelikult liiguvad, et nagu ma aru saan, et kui Vatikan on siin püramiidi tipus, jah. Ja ongi, et käsuliin siis tulebki Vatikanist läbi, siis kas siis kuskil London City või kus kohas need liiguvad? Täpselt, sa oled õieti aru saanud, täpselt nii see tulebki, jah, aga asja mõte on jällegi selles, et siit läheb jälle tagasi ajalukku, eks ole, et kui Jeesus andis need kirikuvõtmed, maal on isegi olemas, kuidas ta annab kirikuvõtmed üle, eks ole, Peetrus, siis Peetrus on see esimene paavst, eks ole, ja sealt tuleb see liin nagu edasi, see käib nii pidi, on ju. Ja ma ühes kohas olen avalikult öelda, aga ma võin seda korrata, on ju, et ka meil on selline võti. Ja see mõte on selles, et see võti avab kõik uksed. Et kes tuleb, siis sellele tuleb alluda, on ju. Ja sellega ongi niimoodi, et see võtmehoidja, peab olema nagu naissoost, on ju. Nii et sellepärast me tihti koos olemegi, et Evelin on see võtmekandja, minu käes seda ei ole, aga kui mul on seda vaja, siis ta annab mulle selle, see on füüsiline objekt, eks ole. Selles tänapäevase maailmas ongi siis põhimõtteliselt nii, et kui nimetame niimoodi, et normaalses ühiskonnas peaks olema nagu edasi-tagasi info liikumine, siis tänases maailmas on nii, et see info käsuliin toimub ainult ühte pidi. Vatikanist alla ja peavad täitma see, et Eesti valitsus teeb mingi ettepaneku, see võib-olla kuulatakse ära, aga põhimõtteliselt ei ole seal mingit kasu. Plaan on üks. Ja kõik peavad seda täita. Vahet ei ole, kes võimule tuleb, nad ikkagi peavad alluma siis sellele käsuliinile, mis sealt Vatikanist alguse saab. Põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt küll. Aga kas see on normaalne? See on jälle küsimus, kuidas saab vastata nii ja naa. Ma tean, mis vastust sa ootad, eks ole. Sa ja meelega ütleksid, et ootaks, et ma vastan, et ei ole normaalne, on ju. Aga kõigest tuleb tasakaalu hoida, eks ole. Ja kuidagi ikkagi tuleb no mõtle, võib-olla see pole kõige parem näide, on ju, et kui sul on kanafarm näiteks, on ju, ega need kanad ka ju väga palju ei jaga sellest asjast, eks ole. Nad ütlevad, et vaat siin üks käib neil süüa toomas ja juua toomas, on ju. Aga sa ju ikkagi päris ei saa lasta otsustada, mida need kanad nagu, kuidas nad oma asju ajavad, on ju. Ja kui sa selle kanafarmi omanik oled, on ju, ja nüüd sa teed midagi valesti, üks päev tood neil tund aega hiljem toitu, siis must kana jookseb sõõrd, ütleb, et ma olen selle kogukonna kohtunik, on ju, et ma võtan sult, panen mingi otsuse, on ju, siis tuleb kirju kana, ütleb, et ma nüüd võtan sult vara ära, no sellise jutu peale loomulikult need 2 kana, must ja kirju õhtuks on grill lahjus, eks ole. Nii et kuidagi ikkagi, kõige lihtsam lugeda kommentaare, eks ole. Sa ju näed, et sellistele inimestele ei saa otsustamise õigust anda, on ju. Mina ei annaks neile isegi lapse tegemise õigust, on ju, sest nad paljundavad enda sarnaseid, on ju. No mida ta oskab öelda, kui ta räägib seda, mida ta räägib, eks ole. Nii et võib-olla karm sõna on ju, aga ma arvan, et tegelikult tuleks avalikult rääkida nendest asjadest. Ma olen nõus. Ma puudutan ka natukene Ameerika teemat teiega, et kuigi see on meedias läbi ekseldatud mitut kanti, et nüüd nimetatud Trump andis nimetatud selle presidendi rolli üle, aga ta tegi seda erinevalt teistest, ta jälginud seda traditsioone ja kuuldavasti tegelikult Washington on ju, DC on ju hoopis linnriik ja kas see nüüd vastab tõele, et Trump on loonud siis nimetatud uue Ameerika rahvaste vabariigi ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ta tuleb nagu tagasi uue riigiga ja põhimõtteliselt ütleb, et see Washington DC on tema territooriumil, seda ei ole vaja, lammutab kokku ja Biden võib minna kuhu tahab. No ega see päris võimatu ei ole, sest tema endine kampaania juht, see Bannon, eks ole. Ta ju suvel 2020 kuulutas välja uue Hiina riigi. Et see video on ju igal pool saadal, sellest oli isegi Telegramis artikkel, on ju. Nii et eks nad on maitse suhu saanud, et selline asi on tõepoolest võimalik ja see võib nii olla, on ju. Aga jällegi siin tekib jälle probleem, et kuidas nad võivad ju neid riike välja kuulutada, on ju. Aga kuidas toimub kaubandus? See on kohe eraldi küsimus, on ju. Et kuidas seda asja lahendatakse, see jääb ainult ajalugu näitab siis seda. Selles nimetatud poliitilises suures äris, nimetatud kaubanduses, põhimõtteliselt on üldse mingi tõenäosus, et seda kuidagi saaks likvideerida. Okei, aga kui me selle likvideerime, on ju, kui me nüüd läheme mõtleme nagu lokaalselt, eks ole, selle Eesti territooriumi peale, on ju. Kus me kütust saame? Ma tean, mõni nüüd ütleb, et me hakkame sellest põlekivist pressima ja rapsist ja kõik on tore, eks ole. No, et rapsist hakkame pressima kütust, on ju, et ärme üldse söö, eks ole. Või kus me neid asju saame, ikka enamus asju ju, see ongi ainult selle, ütleme nii, siis kogu selle maailma rahvastiku koostöös toimub. Väga paljud asjad, on ju. No,
ma ei näe nagu sellel asjal jälle tulevikku, seda võib ju teha ja kõik on tore, on ju. Aga kuidas me siis ringi hakkame, siis läheme metsa elame. Ja, aga kunagi on eksisteerinud selline elu, kus ei olnud ju raha, ei olnud maksevahendit, aga see kestis päris pikka aega. No ja inimesed elasidki metsas, eks ole, küttisid mammuteid ja tont teab mida, eks ole. Ja elasid väga kaua, ka kauem kui täna. No võib küll, aga mis elus on? No, kuidas keegi tahab, jah. Mis elus on? Et sa võid elada 100-aastaseks, kui sa loobud igasugustest kahjulikest asjadest, on ju. Ja üldse ei söö ja joo, on ju, ainult, aga mis elus on? No see ongi inimeste valiku küsimus, et kes tahab siis täita kellegi püramiidi tipus korraldusi käske, näiteks ärimehed tahaks tuua mingit tervislikku toote turul, aga näed, see liidi poolt paika pandud terviseametnik ütleb, et no ei, et kuna meie suur plaan on rahvastikku vähendada ja ikkagi haigemaks teha, siis sina seda toodet ei saa ikka turul tuua. Ja kui sa nüüd ikkagi tood, sul on trahvid, karistused, ähvardused, et aga kas me sellist tahame? Pärast 2012. aastat ei ükski ametnik sulle enam mitte midagi. On ju. Ametnikud vastutavad kõik isiklikult. Ühtegi riiki, firmat tegelikult enam ei ole. Selles juriidilises mõistes enam ühtegi ei ole. Kõik vastutavad isikud. No, see on juba hea uudis. See on väga hea uudis. Kas see on kuskil avalikult väljas ka? Loomulikult. See on ühe UCC dokumendi järgi tehtud, on ju, aga see on ka Vatikanis olemas. Ja inimesed ei viitsi minna vatikan.va lehele ja võtta apostlikud kirjad aastast 2013 ja seal on, äkki sa mäletad kuupäeva? 11. juulil on vastu võetud ja hakkas kehtima 1. septembrist 2013. See kehtib sellest aastast peale. Et kõik ametnikud vastutavad isiklikult. Vaatajad ja kuulajad, kui teie hulgas on ärimehed, siis teate, Vatikani ametlikul kodulehelt saate selle info kätte ja näidake seda absoluutselt kõigile Eesti Vabariigi valitsuse ametnikele ja neil pole õigust teid trahvida, neil pole õigust kohvikuid, restorani kinni panna. Teil on vabadus teha äri täpselt nii, nagu teie tahate. See on tänase intervjuu üks väga koht. Ja, aga me täpsustame igaks juks ära. Et nüüd ilmub kohe pärast seda lauset kuskil kaadri taga keegi tark pea välja ja ütleb, et see siin ei kehti, sellepärast, et see kehtiks ainult Inglismaal, Ameerikas ja veel, ma ei tea, Austraalias võib-olla või seal karudele kuskil allpool. On ju, et see siin ei kehti, et meil on hoopis teine süsteem. Ei ole, see on kõik üks süsteem. See kehtib. Kui sul on sünnitunnistus või sul on pangakonto, ükskõik millises maailma pangas, siis sa allud Vatikanile. See on nii lihtne. Et siin ei ole mõtet üldse nagu mingit vaidlust hakatagi välja mõtlema, eks ole. Nii et see toimib. Väga hea. Kas teie näete lähiajal maailmas mingid selliseid muudatusi, mis nagu ütleme, et see süsteem, mis on nüüd 100 aastat kehtinud, see kaob nagu täiesti minevikku? Tundub, et kaob sellepärast, et mingid protsessid ju käivad, eks ole. Ja see on seotud jälle sellega, et see raha loomise õigus on ju. Vanasti oli niimoodi, et inimene teadmatult loovutas enda autogrammi ja need pangandustegelased võtsid selle nagu enda kasutusel, selle energia, mis sellest autogrammist saadaval on, eks ole. Midagi anti sellele inimesele ka, on ju, aga loodi ka endale, on ju. Nüüd enam seda trikki teha ei saa. See on kõik energiatega ja energeetiliselt omavahel seotud need asjad. Ja raha luua ei saa enam. Te olete tegelikult, vaataja võib-olla teab, mõni meie vaatajatest ei tea, et Argo ja Evelin on ka Evemaa loojad ja see Evemaa asub täitsa Eesti Vabariigi territooriumil. Tegelikult neid selliseid riike on päris palju maailmas. Ja ma tahangi, et Evelin, räägi, miks te tegite selle Evemaa, et mis selle kaugem eesmärk on? No eesmärk on see, et postiteenistus valitseb maailma ja me lõime oma riigi ja meil on ka postiteenistus. Ja posti ülemaks on meie riigis Argo. Nii et ja see annab ka õiguse läbi viia teatavaid toiminguid. Just. Aga mis roll sinul on, kui Argo on postiülem? Ma saan aru, et postiülem on see kõige kõrgem tegelane üldse, et tema sõna maksabki. Just nii. Ja mina olen siis president ja ülemkohtunik. Ahaa. Ja ühesõnaga, kui Argo on postiülem ja tema võtab otsuseid vastu, postikohtunik, siis mina võin need otsuseid veel nagu ringi vaadata jah. Sa saad ümber otsustada nii, et kui sa tundud, et Argo otsus ei ole kõige parem, siis sul on veel võimalus muuta, aga Argol ei ole võimalus enam seda uuesti ümber muuta. Ei, minu meelest täpselt, sa oled õigetanud. Väga äge. Aga mille poolest nüüd see Evemaa erineb siis teistest riigikorraldustest ja süsteemidest ja struktuuridest?
no see nüüd on nii, et meie oleme nagu ehtsas mõttes riik, et me ei ole ennast firmana, ettevõttena registreerinud. Aga see üks miinus on siin juures, et selle tõttu me ei saa ka nagu äri teha teistega ja ei saa nagu nii-öelda riigilaenu võtta või midagi. Sellepärast ma ennem küsisin ka, et mis on see variant, et kui see süsteem täiesti kõrvale lükata, tegelikult te olete loonud riigi, mis ei saa kahjuks küll äri teha, aga kas on väljapääs sellest, et hakata kellegi, on ju sarnaseid riike maailmas palju, et kas nendega kuidagi läbi rääkida, teha siis selliste riikide nagu katusorganisatsioon, nagu on meil siin korrumpeerunud ÜRO ja muud tegelased, et hakatagi sealt pihta see nimetatud ka kauplemine. Las mina vastan selle, et ma ikkagi mõtlen nagu selle peale, et pigem nagu see vabadus ja iseseisvus on nagu kõige tähtsam, on ju, et nii kui sa hakkad jällegi kellegiga koostööd tegema, siis see tähendab jälle seda, et läheb üks vaidlemine lahti ja läheb üks kamaja lahti, nagu öeldakse lihtsas keeles, eks ole. Et see on teatavad trikid lihtsalt. Kujutage nüüd inimesed ette, näiteks 30 aastat tagasi, no paneme rohkem, paneme 40 aastat tagasi, keegi oleks öelnud, et teate, tulevikus on mul oma firma, seal mul on 4 töölist ja kuidas see rahul on, eks ole. Ja siis ma ise olen rahul, on ju, siiski oleks vaadatud ka, et mis asja see vend räägib, on ju, et kuidas saab olla erafirmat, eks ole. Aga on võimalik, on ju, täpselt samamoodi on ka iseseisvad riigid võimalikud, on ju. Aga meie kaasuses oli ta ikka puhtalt kuidas ma ütlen, kaval ei ole ilus sõna, on ju, aga selline käik, et oleks postiteenistus, seal on nagu väikesed nipid, on ju. Nimelt postiteenistus ja postikohus on hästi tähtis organisatsioon, on ju. Ja nüüd 12 meremiili raadiuses on see meie õigusala ülimuslikult, on ju, ehk siis 22,2 kilomeetrit, on ju. Ja see on nagu, annab meile õigused teha teatavaid asju, on ju. Pärast seda, kui me selle avalikult välja kuulutasime, siis enam näiteks sõjaväeparaade Tallinna linnas ja siin meie läheduses on ju enam nagu avalikult, nad on aiaga piiratud alal, et me ei saaks öelda, et seda sõjakulutusena lugeda. Nad ei tohi olla, kui nad oleks lahtiselt, siis ma võiks seda kulutada sõjakulutuseks lugeda. Nad panevad aia ümber, siis nagu ei ole neid seal. Tegelikult siis, ja teie toetute millisele siis seadusele, et olete loonud selle oma evemaa? Pigem me toetame ikkagi selle, igaühel on enesemääramise õigus. Aha, et põhimõtteliselt siis mõistlik ja nagu inimestele tegelikult turvalisem ja kasulikum oleks siis põhimõtteliselt elada selles riigistruktuuris, kus on ikkagi see postipealik või postiülem ja käiski siis põhimõtteliselt südametunnistuse järgi see elamine. Jah, aga ega need ärireeglid ka halvad ei ole, selles suhtes, et vaata, seda on väga jälle, küll on keeruline neid asju seletada, on ju. Aga et kui sa esitad vastaspooleli küsimused, kas meie vahel on leping või ei ole, kas see leping on sõlmunud, kuidas see leping, kui sa tead neid asju, on ju, ja kui seda lepingut ei ole, siis sinu üle ei saa ka otsustada, nii et ta ei ole nagu üdini halb, on ju. Ja kui nüüd see vastaspool ükskõik, mis nimetusega ta ennast ehib, ikkagi otsustab, vaatamata sinu mitte nõustumisele, et see ühegi asjaga jõuda. Mujal maailmas see õigusi loovutamata või et surve hirmu alasel, see tõmbab kõik kohe allkirja nulliga, mitte seda ei ole olnud. Nüüd see vastaspool, seal on head reeglid. Ükskõik, kes ta on. Me räägime siin need politseinikud ja kohtunikud ja kohtutäid ja igasugused muud asjamehed, eks ole, kes on tegelikult kõik erafirma teenistuses, on ju. Nüüd ta muutub kuivamaal tegutsevaks mereröövliks. Aga mereröövel, kes kuivamaal tegutseb, sellel on üks saatus ainult. See on siis elu kaotamine. Jah, kaotamine, jah. Et tegelikult on, ma siis tulen selle küsimuse veel kord tagasi, et kui kõik meie politsei, tolliamet, ametnikud töötavad eraettevõtte kasuks, eraettevõtte jaoks. Ja. Kõik need ametkonnad, Eesti Vabariik seal heelsuses, kõik juriidilised kehad, põhimõtteliselt kui mina ettevõtja, siis tegelikult kui mina ei ole nendega kokkulepet teinud, siis nad ei saa tulla, näiteks oletame aktsiaselts või osaühing Veterinaar- ja Terviseamet ütleb minu restoranile, et pane oma putka kinni, on ju. Nad ei saa seda teha, kui me ei ole kokku leppinud ju. Siin on üks aga. Asi on selles, et kui sa nüüd oled, vaat see sama Veiko, lihtsalt ongi Veiko, peab seda äri seal ühengu, eks ole, ja arveldad seal oma nende maksevahenditega, mis iganes on ju. Aga kui sul on juriidiline keha, saad aru, sul on mingi OÜ või AS on ju. Nüüd sa selle registreerid aktsiaselts Eesti Vabariigi juurde, siis seal tekib see, et sa oled sisuliselt tema tütarfirma.
ja sealt nad saavad nagu tulla sellega. Okay. Saad aru, aga trikk ongi sellest 2012. aastast ei ole ühtegi firmat olemas. Ei. Et tegelikult need firmade loomine on suht asjatu ajakulu ja rahakulu. Põhimõtteliselt. No vot, et kuulajal jälle hea vihje, et kui hakkad nüüd äri tegema, siis tee oma eraisku konto peal ja müü ja osta nii palju kui jaksad. No Mafia on ju teinud lausa nüüd loonud selle ettevõtluskonto. Jah, ettevõtluskonto. Et nad võtavad 20% sealt Mafia võtab ära ja või mitte Mafia, tal on mingi teine nimi. Riik. Ei, mis riik? Riiki pole olemas. Maksuamet. Ametniku töötajad. Ametniku, jah. Ettevõtluskonto on loodud. Ja. Väga peen, et nemad juba teavad seda, aga nad nimetavad seda teiste nimedega, et jälle inimesed aru ei saaks jälle, mis muud. Anna neile ka, 10% oleks nagu normaalne, see on nagu 10. 20 on natuke palju. Jah, ma täitsa olen nõus sellega. Et nüüd ma liigun natukene edasi sel teemal, et te olete loonud selle EVMA täitsa põnev, et ei ole juriidiline keha, on riik. Aga miks ta siis riik on? Miks ta ei võiks olla näiteks EVMA kogukond? Võib ikka olla, aga sellega on niisugune asi, et kui sa endale kodanikke võtad, siis sa pead ka nende kodanikele teatavaid hüvesid pakkuma. No nii öelda või pead neile kas või seda. Aga inimesed on nagu nad on, et nagu me siin rääkisime, et paljud on ikkagi väga lapsemeelsed ja paljud eeldavad, et kõik on ju ajaga seotud, eks ole. Aga kui ma kulutan oma eluaega kellegi teise peale, tegelikult meil nagu otseselt neid inimesi vaja ei ole, et neil inimestel on nagu meid rohkem vaja, et see ongi nagu see võti on ju. Et loomulikult saab kogukondasid teha ja kõik on ju, aga meie näeme seda ikkagi pigem sellise vaheetapina, et kõik need riigimängud ja tegelikult see on nagu eilne päev on ju. See võiks nagu... Et ma nüüd liigun sellise teema juurde, et mis te arvate, kui inimesed on nüüd, nendel on tõesti nagu kõrini sellest olukorrast, et käsud, keelud, trahvid, hirmutamised, haigused, kõiksed, täiesti inimesed nagu tööriistad ja orjad nagu piltlikult, et neil on nagu saanud kõrini sellest, et tahavad luua midagi sellist tõesti südametunnistuse järgi elustiili või uut ühiskonda, et mina olen ette kujutanud sellist elu, et inimesed töötavadki nagu läbi ise organiseerumise, et on väiksed nagu sellised hõimkonnad, kogukonnad, kas külades ja linnades inimesed kommunikeeruvad oma kanalit pidi, et nad saavadki vabalt olla, igal ühel on oma roll, sõna maksab, ausus maksab, südametunnistuse järgi tegutsetakse. Mina luban sul homseks kella 12 kingad ära parandada, sa tuled kohale, saadki parandatud kingad. Mina tean, et sa osutad seda teenust, ma tahan näiteks juriidilist abi, sa osutad mulle abi. Hakkabki nagu selliste väärtuste vahetuste põhjal nagu elukorras pihta. Jah, see ei muutu nagu üleöö, aga mis te arvate sellisest nagu elukorraldusest? Ongi siuke harmooniline elu? Mõttemänguna ta on väga põnev ja miks ka mitte on ju, aga samas jälle miks see iga inimene ise ei taha olla riik ja vaba, sõltumatu riik. Oled sõltumatu inimene, sõltumatu riik, eks ole. Tegelikult selles uues ühiskonnas, tegelikult need inimesed ongi nimelt riigid. Aga me nimeta seda riigid, nad ongi, et mina olengi oma elu peremees, ehk ma olengi ise enda ülemus. Et inimestele tuleski võib-olla see julgust üle anda, et kuule, sina oledki oma elu peremees ja sa ei pea orjama mingit riiki, kes kasutab sind tööriistana ära, vaid mina olengi ise ettevõte. Ma olen isik, ma olen ettevõte, ma olen elusing ja nüüd ma teengi neid teenuseid ja asju, mida mina tahan. Eeldusel, et kellegile teisele kahju ei tekita. Täpselt, just. Aga sellest tuleb ka aru saada, inimesed ei saa sellest aru. Me oleme omadel koolitustel, me oleme inimeste mõttelaadi muutnud väga huvitavalt. Näiteks üks inimene, tal oli mingi probleem, oli seal Soomes vist, eks ole, sõitis kiiresti ja tõesti sõitis kiiresti on ju. Ja tehti ta ka seal igasugust 10 trikki ja pandi ta puuri vahepeal ja kõik on ju. Ja siis ta tõesti kasutas neid meie kirju on ju ja mujal maailmas kõik need asjad kohe automaatselt toimivad. Kohe kõik sõiduõigus tagastati, mingid trahvid alt enam ei nõutud ja kõik on ju. Aga et inimesed tahavad nagu ja kusjuures ta nagu enam ei kiirusta, sellepärast et me selgitasime talle ära, ta ütles, kuidas ta meil ütles, et ta tahab oma aega nagu paremini kasutada on ju, aga see ei ole jutt, see on nagu selline tead nagu alkohoolikul on, eks ole, et täna on esmaspäev, sellepärast võtan on ju, täna on teisipäev, jälle võtan, põhjusele jääb alati on ju. Aga kui me seletasime talle ära, et ta võib kahju tekitada ja mitte mingi suvalisele X inimesele, vaid sõidab ennast näiteks sodiks on ju, et siis ta tekitab kahju oma naisele ja oma lastele. Ja siis ta sai sellest aru. Ja tõenäoliselt ta enam ei sõida kiiremini, sellepärast et see on rumala inimese jutt, et ma tahan aega rutem kasutada, on ju, kiirustamine ei vii mitte kuskile. On erandid, politsei, kindlasti mitte politseinikud, kiirabitöötajad, tuletõrjetöötajad ja postiteenistujad, nemad võivad kalduda sellest kiirustamist kõrvale.
see on nendel on see luba olemas, on ju. Politseinik ei ole kuskile kiireta, nendel ei ole vaja kuskile kiirustada, bensiini raisata siin meie ühisvara, on ju. Ja me saime nagu selle mõttelaadi muuta, aga see mõttelaadi muutumine ongi, aga sa ei saa ju igal inimesel eraldi mõttelaadi muuta, et kuule, ära seda tee, siis juhtub see, et mõtle mitu sammu ette. Nad ei mõtle, nad mõtlevad ühe sammu ette. Mul oleks vaja ruttu seda teha, on ju, aga mis sellega kaasneb, seda nad ei mõtle enam, on ju. Ja kes siis see on see käe kõrval vedaja, on ju. Et võib-olla ikkagi, et see protsess, no see ilmselt võtab väga kaua aega, kui niimoodi minna sellega. Te olete sellest olukorrast maailmas, kuidas see üles ehitatud on, et kuidas luuakse inimese allkirjast raha ja kuidas see finantspool kõik toimib ja et ma küsin Evelini käest, et kuidas on olnud selle avaliku sees nagu olla sellise, te olete jõuline paar, ütleme niimoodi, et tõesti, ja Argo siin räägib väga ägedalt ja tõesti te olete põhjalikult töönud. Kuidas on olla sellise mehe kõrval elukaaslane, et on see lihtne või kerge? Väga tore. Väga tore. Mina olen rahul. Ja, kaua sa oled olnud? Ja kui kaua see on kestnud nüüd see üldse, et sa oled sellega tegelenud, et inimestele teada anda, et see maailm töötab niipidi ja on võimalik ka naapidi, et kaua te olete teinud seda tööd? No me oleme juba 10 aastat rääkinud või 7, avalikult 7 aastat. Tegelikult on 10 aastat, kus me oleme avaldanud asju, aga need on avalikult üleval, aga seal ei ole nagu seda meie seost nagu näha, aga tegelikult on 10 aastat tagasi juba avaldatud, mis juhtuma hakkab. Ja selle 10 aasta jooksul, kuidas on maailm nüüd muutunud, on ta nüüd läinud arvestades kõik, mille alusel, see on äri, on ta siis läinud nüüd paremaks või on ta tegelikult veel hullemaks läinud? On ta totaalselt karil? Küsimus on selline. Me ei arva, et ta veel totaalselt karil on, aga kuna seda raha enam trükkida ei saa, siis jah, märgid näitavad, et ta kuhugi sinnapoole ikkagi läheb, et väga tänase päeva seisuga ütleme, kui me siin salvestust teeme siin veebruari algus, Ameerikas oli suur asi, on ju, oli see, ühesõnaga taheti turgu manipuleerida, selle mingise GameStopiga, on ju. Ja seal oli niimoodi, et need suured fondid nüüd kukuvad kokku, seal oli intervjuu, kuskil näidati, kas Fox kanal näitas, kus see fondi siuke 67-aastane mees lihtsalt nutis seal ekraanis. Aga see võib vedada kaasa ka muidugi muud asjad, nii et me sinna, võib tulla selliseid olukordi, kus ikkagi olukord on päris kehva. Aga me oleme seda muutust näinud ja muidugi nüüd viimane tänu sellele, mis see praegu on see Budweiser kriis või Heineken või? Koroona, jah, mul tulnud meelde, mis asi see oli. Et tänu sellele on nagu toimunud mingisugune ärkamine, et inimesed lõpuks on nagu hakanud midagi muud ka vaatama, on ju. Sest muidu see ikkagi oli väga lihtne, et kogu aeg ikka käidi ainult nädallapult, ilmselt nad panid ainult nii-öelda pidu, on ju. Siis esmaspäevaks said jälle sergeks, on ju, siis orjasid, on ju, ja ühesõnaga ega seda mõtlemist väga palju nagu ei ole, me seda oleme näinud kõik, on ju. Aga nüüd on toimunud nagu muutus tänu sellele, nii et me peame ikkagi sellele tänu avaldama, et see asi on maailma käima pandud ja nüüd nad võib-olla hakkavad mõtlema. Ja need, kes ei hakka mõtlema, eks ole, nendel ongi aeg võib-olla uuele ringile millalgi minna. Et põhimõtteliselt ongi, et vaatajal ja kuulajal on täna siin jutust tulnud välja päris mitmeid võimalusi, kuidas oma elu tegelikult ise luua, on siis olla selles vanas süsteemis kinni, täita neid käske ja korraldusi, olla selle hirmuvalitsuse all või siis teha Argo Evelini moodi oma nimetatud riik, ei ole seadusi, ei ole aktsiaseltsi, ei ole osaühinguid või siis tõesti olla iseenda elu peremees, luuagi nimetatud, nagu Argo tegi hea ettepaneku, olegi siis sina nimetatud see ettevõtja ja kõik meil on siis maailmas pitlikult 7 miljardit ettevõtjat ja kõik nad siis lepivad kokku oma tingimused ehk sõna ja südametunnistus maksab, et tegelikult valikuid on palju, kõik on võimalik. Ja ma lähen viimase küsimuse juurde on see, et kuidas te näete maailma 3 kuu pärast, aasta pärast ja 3 aasta pärast? Alustame esimest. Kus me oleme 3 kuu pärast? No, eks need sündmused arenevad ruttu, on ju. Võib-olla nagu selle Eestiga nagu see 3 kuuga nagu väga suurt muutust ei toimu, on ju. Aga maailmas võib juhtuda mingeid asju, mis kindlasti mõjutavad kaudselt ka meid, on ju. Aga pigem see 3 aasta pärast, seda on ka jälle raske öelda, see tahaks ju alati kiiremini mõnda protsessi, on ju, aga kindlasti ma võin sulle öelda, mis toimub aastal 2025, on ju, ja mis toimub aastal 2030, on ju. No, suuremad sündmus, mis aastal 2025 on see, et on taastatud Nõukogude Liit.
aga on tõenäoliselt natuke teise nimega on ju või teises vormis on ju, sest seda, mida praegu Venemaal üritatakse taastada, seda tsaaririiki on ju, seda läbi ei lasta on ju, et noh, ega siis needsamad Rothschildid siis niisama seda tsaari maha ei võtnud, et nüüd uus paika jälle läheb on ju. Ja kumb see nüüd meile parem on, noh, ega tal enam nii suurt võimu ei tule on ju, sest loodetavasti inimesed ärkavad on ju ja lihtsalt nagu ütlevad, et kui reeglid on, kaubandusreeglid on, kui leping on, siis täidame, kui lepingut ei ole, siis ei täida on ju. Ta on teise nimega, aga kui on nagu see Nõukogude Liidu, siis meil siin Eestis on võimalik veel nagu opereerida, sellepärast et ütleme sinna Nõukogude Liitu nagu piltlikult öeldes saab nagu sisse minna ja välja minna, Nõukogude ajal oli ka see teoreetiliselt võimalik on ju. Aga kui tsaaririigi taastamine toimub, siis ei ole mingit vaidlemist, siis ei ole mingit Nõukogude Liitu kunagi olnud, öeldakse, et see Lenin oli röövel on ju ja röövel ei anna kellegile mingeid vabadusi ja ongi kogu lugu on ju ja taastatakse. Soomel jääb küll autonoomia suuremaks kui Eestil on ju. Nii et see on nagu pigem nagu sellele nagu meile ohtlikum, nii et loodame, et see 2025. aastal toimub. Aga mis toimub, suur muutus, mis on 2030. aastal, on see, et enam ei ole lapsi. Aha, kuhu need kaovad? Kui need kaovad, pigem neid võib-olla ei sünni. Eks tõenäoliselt see vaktsineerimisega on seotud, sest, sellega, jah, sest see vaktsiin ju muudab viljatuks. See on päris karm. No on küll karm, jah, aga see on mitme otsaga asi jälle. Ega see kedagi sundida ei saa, see vaba taha on hästi tähendab. Kui sa tahad hingata vähem hapnikku, käia püksid peas on ju, siis see on ka tema õigus on ju. Aga seda rohkem, seda puhast hapnikku jääb teistele, eks ole. No kui karmilt öelda, no. Nii et see on ka valik, see on valik ja see vaba valik on hästi tähtis on. Et see tuleb inimestele anda on ju ja kui ta leiab, et tal on vaja kanda, siis edu talle. Pangu või 5 paari. Nüüd oligi vist juba seal kuskil saates naerdi, et keegi toppis lõpuks 10 maski pähe ja vist Ameerikas juba, et kui sul ei ole 5 maski peas, siis sa oled juba terrorist. Selge. Nii et kallis kuulaja ja vaataja, et võta oma elu oma kätte, otsusta ise, mis on sinu jaoks hea, et säiliks sinu vabadus, tervis ja sul oleks pikk elu, ära allu kohe kõigile korraldustele ja hirmutamistele, sest mask peas tõesti ja süstal vaktsiiniga käes ei ole see õige lahendus. Ja mina tänan Argo ja Evelin teid. Väga põnev jutuajamine, alati on teiega väga põnev jutuajamine ja ma usun, et me kohtume veel teiega, teeme mingi aja pärast mingi järje ja peatse kuulmise ja vaatamiseni. Fonte News.